Ja mul on nüüd laua peal 2 komplekti, üks on Dimensionsi originaal ja teine on koopia. Ja tahan ma alustada hinnast ja see on see koht, kus ma pean ütlema, et minu eksperiment on nagu ebaõnnestunud, aga ka ebaõnnestunud eksperiment midagi tõestab. Nimelt originaal maksis minul 8 eurosentidega, koopia maksis mul 9 eurosentidega. Tõsi küll, saatekulu ei olnud. Et selles mõttes nagu, kui me räägime nüüd poe hinnast, siis poes reaalselt on originaal euro või paari võrra odavam, kui on koopia. Tavaliselt Hiina kaupadega vastupidi, aga see on täiesti minu viga, et ma nagu ei süüvinud sellesse hinda nii täpselt. Minu jaoks tähendab seda, et ma ootan sellelt koopialt ülihead tulemust. Ta peab olema sama hea või isegi parem kui originaal. Originaal on pakendatud sellisesse spetsiaalsesse karpi ja selle kohta on mul olemas video, kuidas ma seda lahti teen. Siin on mul selle komplekti nii-öelda jäägid. Järgi on mul siis Moulinet lõngad, skeem ja võti. Ja võtame nüüd lahti siia kõrvale nüüd koopia. Koopia oli mul sellises hilepakendis. Ta on sellises ümbrikus, mida saab korduv kasutada. Ja sees on siis siin Moulinet lõngad. Kirjutatud on Team C. Kui hiinlased kirjutavad Team C, siis see ei tähenda, et siin on Team C Moulinet. Loomulikult igaüks saab aru, et tegemist ei ole originaalidega, vaid nende järele tehtud Moulinet lõngad vastavad Team C värvikoodidele, nendele värvikoodidele. Kui ma katsun nüüd neid Moulinet lõngu, siis nad on hästi pehmed. Isegi ma ütleksin natuke nagu sellised siidised. Ja ma siin kaadri taga tegin ennem juba ühe eksperimendi. See on puhas sünteetika. Kui Dimensions, tema toodab oma Moulinet lõngad ise, see Moulinet lõng põles täiesti ilma jääkideta ära ilusti, tegemist on naturaalse puuvillaga, siis see Moulinet lõng mitte isegi ei põle, ta lihtsalt sulab selliseks plastmassiks. See oli omakorda veel ühes kilekotis, kilekott on meeletult. Ja siin sees on 2 sellist pastakat, ma ei oska ütelda, mis nendega peaks tegema või mille jaoks nad mõeldud on. Canva märgistamiseks või lihtsalt, ei tea, uurin veel asja. Ja siis on siin 2 nõela. Nõelad on väga väikese sellise silmaga ja niiditaja. Täitsa huvitav, kaua ta vastu peab. Minul tavaliselt nad vastu eriti ei pea. Siis on olemas siin Canva. Hiinlastel on see tore asi, et nende Canva on minu teada alati ääristatud, et sellega ei pea tegelema. Ma pean ütlema, et Dimensionsi enda Canva on natukene isegi veel kõvem, veel rohkem ära tärgeldatud kui see. Et see on ka suhteliselt selline puine. Ja see Canva on siin valge, originaalil on Canva, see värv on vist Ivory, elevandiluu värvi. Ja kuna Canva värv ikkagi mõjutab töö tulemust, siis selle põhjal võib juba öelda, et ta jääb natuke teistmoodi kui originaal. Ma võrdlen nüüd seda, missugune on skeem. Originaalis on nii, et on olemas eraldi võti ja päris põhjalike selgitustega mitmes keeles. Ja siis on skeem. Skeem on ühel lehel, näete selline. Ja teisel pool on jällegi selgitused. Siin on jutt sellest siis, et selle töö puhul tehakse ristpiste ja poolristpiste peegelpildis tavalisele. Ja näidatud ka ära siis täpselt, mismoodi ja kuidas tikkimine käib. Koopiaga on selline asi, et mul on terve raamat siin ja prinditud on siis täiesti tavalistele A4 lehtedele, mis on natukene isegi minu jaoks meeldiv, et ei ole selline läikiv paber. Pilt on võetud originaalilt, lihtsalt pildistatud ümber. Kleebitud siia ja valik oli mul 11 ja 14 count. Võtsin 14. Originaal on tikitud koetihedusega 18, mis tähendab seda, et originaal on väiksem ja koopia tuleb mul tunduvalt suurem. Ja vaatame siis seda mustrilehte. Mingisuguseid seletusi mul siin ei ole. Skeem on mitme lehe peal, mis mitme. Skeem on päris paljude lehtede peal. Skeem on hästi suur. Ma näitan siia korraks originaali tükki kõrvale. Originaal on nii pisikene. Siin on siis umbes selline osa sellest skeemist ühel lehel. Ja ma kontrollisin selle skeemi ära. Välja tuli selline asi, et
Nad on lihtsalt varastanud selle originaali skeemi ja endale ümber trükkinud ja muutnud on mõned, näiteks see märk on muudetud. Veel paar märki ma vaatasin, mis on natuke teistmoodi, aga tegemist on täpselt sama skeemiga. Võib-olla töö käigus tuleb välja, et kuskil on midagi, paar ristikest midagi valesti, aga ma tervet skeemi muidugi siin läbi niimoodi kontrollima üksipulgi ei hakka. Tavaliselt hiinlased panevad sellise skeemi, kus on siis nummerdatud need lehed, kus miski leht kuulub, mille juurde, et siin tuleb ise mõelda, mis skeemi osa millega haakub. Nüüd skeemist veel, kuna ma juba siin kaadri taga tegin ära suurema töö. Originaalis on niimoodi, et keskkoht on täpselt keskel. See tähendab seda, et 10 ruudud ja siis äärde on võrdselt jäetud need, mis jäävad 10 üle. Mis keskkoha, eks ole, kanvaal on hästi mugav märkida, paned pooleks. Nüüd siin algab skeem on ruudutatud nii, et esimene on 10. See tähendab sinna, et alla ja paremale poole jäävad siis need ülejäänud ristid kõik. Mis tähendab seda, et keskkohta ei ole võimalik niimoodi märkida, et tuleb natukene rohkem vaeva näha. Kirjutatud on küll nii palju, et 5 cm kanvaast igale poole peaks jääma vaba ruumi. Vaatasin võtit, siin on olemas kõik poolristpisted, vastavalt kas 1 või 2 või 3 mulineelõngaga. Siin on olemas segud ehk blendid, siin on olemas backstitchid, siin on ka coaching, täpselt nii nagu originaalskeemil. Nimelt need odavamad AliExpressi komplektid on sellised, kus mitte ei ole kopeeritud siis seda originaalskeemi, vaid on võetud see pilt, tehtud oma skeem ja kasutatakse ainult 2 või 3-kordse mulineelõngaga ristpistetest tikkimist, et kõiki neid detaile seal üldse ei eksisteeri. Ka sellega see, et mida rohkem maksad, seda rohkem saad. Ja lugesin ära, mulineelõngade värvide arv on täpselt sama, nii originaalil kui siin. Kõik on täpselt sama. Välja arvatud, siis nad on teinud selle loetelu natuke teises järjekorras ja mõningad märgid on ära vahetanud. Järgmisena vaatame koos siis neid mulineelõnga värve, mis on nagu hästi oluline. Et kui ma tahan saada samasugust tulemust, ma juba tean, et ma ei saa, et minu töö tuleb natuke suurem nüüd. Kuna ma tikin täpselt sama arvu mulineelõngadega, siis see tähendab seda, et see põhi jääb rohkem sealt paistma. Ja kuna põhjavärvid, kanvaavärvid on ka erinevad, siis juba sealt peaks mingisugune erisus sisse tulema, väike. Aga vaatame siis neid mulineelõnga värvisid võrdleme. Vahetasin natukene oma võttekohta ja ronisin akna laua peale, aga kuna ma tahan näidata teile hästi lähedalt neid värvitoone, siis muud varianti ma praegu ei näe. Originaalis on siis esimesena selline number nagu 15375 ja kirjutatud, et see on helekuldne. Hiinlased pakuvad siis enda varianti Light Tan 738 ja vaatame, kui palju nad erinevad või lähevad kokku. Siin on nüüd need 2 kimpu on originaal, edasi on alternatiiv sellele. Alternatiiv on natukene tumedam või pruunim, aga ma arvan, et kaamera seda ei võta. Nüüd järgmine on kollakas roheline. Originaal on siis natukene heledam. Hiinlased pakuvad välja natukene erksama värvitooni sellele. Tume, kollakas, roheline ja hiinlastel on seal see värv vasta pakkuda. Siin on vahe olemas, originaal on heledam ja koopia on nii tumedam kui ka erksam. Pistaatsia roheline. Suhteliselt sarnased on väike, jällegi tooni vahe on, et originaal on natukene kahvatum. Nii edasi hall. No ma ütlen, et sama värv on. Minu jaoks on ta sama värv. Järgmine värv on praktiliselt sama. Järgmine värv on selline. Siin on originaal ja siin on koopia. Väike vahe on see, et originaalis on natuke nagu rohekat tooni sees ja koopia on natukene hallikam. Kõige suurem vahe, ma ei tea, kui palju kaamera nüüd jälle näitab seda, on sellel, et ilmselgelt hiinlaste pakutud variant on tunduvalt lillam ja Dimensionsi oma on selline sinakam. Sellega tikitakse silmad. Mis ma kokkuvõtteks ütlen? Ma ütlen, et esiteks üllatas mind see, et mulineelõnga
Koopias ei ole väga palju pandud, kui tavaliselt hiinlased panevad ikka nii, et jääb kõvasti järgi, siis siin mulle tundub, et väga palju järgi ei jää. Värvid on nüüd suhteliselt sarnased originaalile, mõned langevad täiesti kokku, enamusel on siiski mingisugune väike toonivahe olemas, et mulle tundub, et koopia lõngad on natuke erksamad ja värvilisemad. Seda tööd hakkama nüüd tasapisi tikkima, sellest saab minu selline kaasaskantav protsess, mida ma siis tikin mitte raami peal, vaid tikkimisrõngal. Ja ma annan teile tulemusest teada, võrdleme pärast 2 pilti ja vaatame ja mõtleme, kas on mõtet ja mis juhul on mõtet nagu vaadata Hiina koopiate poole. Varsti näeme!